Mis on siis viimased emotsioonid enne aktuse algust? Ma tahan väga madal tase, hoida madalat profiili. Et ma üldse ei suuda praegu, ma ei tule tõesti. Ma ei funka. Nii, ma kuulsin, et te hakkate tantsima ka, kas te tantsite? Meie ei tantsi, meie ei tantsi. Okei. Aga mina maigutan suud ainult. Selge. Aga jõudu, kohtume aktusel. Nii, mehed, mis lood tulevad täna? Mina mängin Paganini 11. kapriisi ja Rasmus räägib ise vist. Tarantello. Võimas, mehed, võimas. Ikka. Edu. Nii, mis on siis esimene emotsioon? Võimas. Mis praegu toimuma hakkab? Lõpetamine. Olge lainel. Nii, töö käib ettevalmistus Facebook Live'iks. Ja nüüd peaks panema siis, kus ta on see? No nii, on närv sees, on? On, jah. Kuidas välja saada spordimehena närv? Tegelikult ei ole närvis. No, tuleks kätekõverdis teha äkki 10 tükki. Nii, mehed, kuidas olukord on? Väljas on päike. Nii, tere. Keed, oled valmis lõpetamiseks? Räägime Tartu Rock. Nii, leidsime siit klassijuhatajad. Kuidas olete valmis siis selleks Me oleme ürituseks? väga hästi valminud. Me oleme 5 aastat seda päeva oodanud. Ja teie mitu aastat? 3 kuud. 5 päeva? Ma olen 3 kuud seda päeva oodanud. Ja mul on täna erakordne õnn minna 2 klassijuhataja vahel, 2 mehe vahel sisse. Suurepärane. Kas võtate sõna ka? Muidugi. Jääme ootama. Aitäh. Nii, siit leidsime veel ühe klassijuhataja. Mihkel, kas võtad sõna täna ka? Ei võta. Kahju. Me nii ootasime. Nii, jätkuvalt mustas. Jaa, ma ei jäta Ja teie olete jätkuvalt valges. No peaaegu. Tervist. Kes teie olete? Meie oleme Lillenejõud Valsanõudes. Kõik muu. Selge. Olete valmis oma ülesandeks? Marleen Meister. Jah. Kleit on Hagneriga kinni pandud. Selge. Kes kleidi disainer on? Ma ei tea, mingi. Ja teil? Mu ema lõpetab. Ma ei tea. Igatahes soovin edu. Nii, kõik lõpetajad saavad siis endale kooliraamatu. Need on õpilastele ja need on klassijuhatajatele kimbud. Nii, ja siin need noolemängud lähevad kellele? Seda ma ei tea. Seda ma ei tea. Jaa, see on päris vahva raamat tõepoolest. Heidame pilguga sisse. Ma ei tea, kas õpilased vist ei olegi näinud seda. Siin on klassijuhatajad, õpilased nende kohta. Kas need on klassikaaslaste käest? Nii, siin on ka A-klass. Nunnate lihtsalt. Me oleme valmis. Leidsime, me ikka tõime ju. Vist minu kapist. Nii, väga tore. Jõudu. Kuidas valmisolek on? Olete valmis?
No nii, tere! Tere! No näed, pole valemi töö. Head sõbrad, rõõm on. Ja nende kahe eelneva esineja kõrval ma ilmselt platseerun kolmandaks. Aitäh, Uku ja Rasmus, see oli hea. Head õpetajad, head külalised, head kolleegid. Täna on selline pidulik päev meie majas ja ühtepidi on see rõõm, teiselt poolt on selline pisike nukruse noot ka juures. Et selle maja seinte vahel saab nendel noortel inimestel koolide otsa. Aga samal ajal on hea meel sellest, et me oleme suutnud nad tuua täna siia, et nad istuvad siin, on rõõmsad ja kuidagi rahul olevad.
Ja kui ma hakkasin lõpukõnet teile tegema, siis ma otsisin tükk aega seda mõtet, mis ma teile öelda tahaks. Igasugu hulle mõtteid, kes peast läbi. Mõtlesin, et korjan siis poiste seletuskirjad kokku ja 400 aastate jooksul siin kirjutanud on ja loen nad ette. Kaarel ütles, et aktus ei lõppes enne õhtut ära. Aga siis ma räägin täna natukene vabadusest. Me elame sellises väga veidras, hullumeelses maailmas. Kohati on see selline tormiline ja närve sööv. Ja iga päevaga me rühime sellest ajast läbi. Päevade, nädalate kaupa. See aeg ei oota meid järele. See aeg läheb eest ära. Ja ainult meie enda hakkama saamine võimaldab tegelikult selle ajavooga kaasa minna. Me olime asenduspindadel, siis me tulime uude majja, mis oli täiesti harjumatu, siis tuli koroona ja lõpuks tuli see taga. Et nii mõnigi kord on selliste asjadega väga keeruline harjuda. Ja ma arvan, et kui te sellesse ajajakki juba korraldate sukeldunud, algusest olete kalda ääres, siis minu meelest on üpris mõistlik minna sinna jõe keskele. Seal on vool tugevam ja see peab olema inimeses sees, kui ta tahab olla vaba. See on vaimne seisund. See on võime mõelda ja tunda iseseisvalt. Arvestamata teiste hinnanguid, heakskiitu või avakspanu. Kui paljud meist tegelikult julgevad ainuüksi mõelda tõeliselt vabalt. Paljud tunded me salgame maha isegi enda sees, kui sobimatud või hirmutavad. Me julgeme veel vihata, kuid kardame armastada. Me julgeme kritiseerida, kuid häbeneme kiita. Kui vabad me siis ikkagi oleme? Inimene on vaba, siis inimene tegutseb suurelt. Kõik suured kunsti, muusikateosed, kõik teadussaavutused on tegelikult sündinud vabade inimeste poolt. Nemad julgevad mõelda raamist väljas. Kui sageli lähevad need inimesed vastuollu ühiskonnas kehtivate kaanonitega ja kui sageli on neid ka tuleriidale saadetud. Alati ei ole võimalik arvestada teiste arvamusega ja mõnigi kord tuleb hakata vastu. Inimese keeles on see sisemine vabadus see, et sa suudad kõigist nendest asjadest üle olla ja oma valitud teel edasi minna. Nõrgemad annavad alla ja arvavad, et teiste arvamus on õigem ja lähevad alla volvet. Teisiti ei tule lihtsalt toime ja on raske hakkama saada ükskõik millises eluvaldkonnas. Parem on olla särasilmne idealist, kui tuhma pilguga vastutuse kandja. See viimane hakkab tavaliselt ebaõnnestumiste puhul ümberringi vaatama ja süüdlasi. Miks mina varem ei mõelnud selle peale? Nende inimeste arvates on kõik ümberkaudsed neile liiga teinud ja kõik on neile vaenlased. Nii elades kaugele ei jõu. Vaba inimene saab aru, et süüdlaste otsimise asemel peaks endaga tegelema ja otsima lahendusi, et olukorda parandada. Te olete täna uutele avastuse vallutusretkedele, kus te peate tegelikult tegema väga palju iseseisvaid otsuseid. Meil kõigil on siin maailmas täita mingid omad ülesanded. Teie elu, teie vastutus, teie töö. Tegelikult sõltub sellest nüüd, kuidas te hakkama saate, õpetajate ehk meie töö kvaliteet. Kui hästi me oleme teid ette valmistanud. Kui hästi te saate hakkama selles hullumeelses maailmas. Kui te aastate pärast tulete tagasi kooli külalisena ja kui te siis ütlete, et teil on hästi, siis me oleme hakkama saanud.
See on ju tegelikult see rahulolu, mille nimel üldse õpetajana tasub töötada. Panna jalad alla. Ma arvan, et teil on piisavalt suured tiivad, et hakata sammhaaval tegema üha suuremaid tiivasirutusi. Ühelt poolt ma soovin teile sellist vaba, kõrget ja kauget lendu, aga siis tuleb meelde ka üks selline vana Kreeka legend Ikarosest, kes lendas ka, aga lendas liiga päiksele lähedale. Nii et ettevaatust ka. Ja ma lõpetaks tegelikult sellise, see on selline pikk loeng teile täna, August Sanga sõnadega. Maailmas midagi ei muutu, kui meie midagi ei muuda. Sa pead tegema kõik, mis suudad ja isegi kui ei suuda. Umbes nii ütles August Sang, aga kõige tähtsam on selle tsitaadi lõpp. Ja isegi siis, kui sa rohkem ei suuda. Ka siis sa teed selle järgmise samm. See on edu võti. Ja hääd vanemad, teile ka paar sõna. Plank sai värvitud. Nii ma alustan ja nii ma lõpetan tavaliselt kõiki selliseid aktusi. Et mul on hea meel, et meil see koostöö oli selline, nagu ta välja kukkus. See on siin. Ilma teieta ei oleks seda olnud võimalik teha. Tähtis on see, et nende 9 aasta jooksul need noored inimesed, kes vähem, kes rohkem tundsid kodu tuge, koolist üksi ei piisa. Ja ilmselt kodu on koht, mis inimesel peab olema südames. Kodu on koht, kuhu nad tulevad, isegi siis, kui nad on 20 aastat vanemad, isegi siis nad tulevad ja lasevad seal oma väikese pisara patja või tulevad ja rõõmustavad teie rinnal. Ja hääd kolleegid, näete, siin nad istuvad. Kui ma nüüd hakkan mõtlema, ma püüdsin mõelda, millised nad olid esimeses klassis. No ei tulnud meelde. Mõnda ma mäletasin puduselt. Aeg läheb nii kiiresti. Aga kui nad tulid, nad olid, sellised. Kes siis rohkem ja kes vähem julgem? Paar oli julgem muidugi ja teine oli siin ikka väga selline tagasihoidlik. Täna nad ei ole nii tagasihoidlikud. Aga see on see, et me ei õpeta ju neile aineid. Me ei õpeta matemaatikat, emakeelt, vaid me tegelikult kasvatame inimesi. Ja see on minu jaoks 10 korda olulisem kui mingi Pythagorase teoreem, mida ma pean ise kahtuma mõtlema, kas ma mäletan. Et oluline on olla inimene. Ja ma arvan, et suuremal või vähemal määral võib jääda sinna positiivsete hinnete poolele küll. Aitäh teile kõigile ja hääd sõbrad, lennake ja kõrgele, kaugele, aga ettevaatlikult. Aitäh teile! A-klassis lõpetavad põhikooli Annabel Nöps, tänukiri, tunnustatakse heade ja väga heade õpitulemuste eest.
Palju õnne! Raatuse kool tänab sind kooli väärika esindamise eest Tallinn Nord Cup korvpalliturniiril. Tartu Rock. Õppimise eest Tõnis Mugra. Annele on ka kiituskiri liikumisõpetuses.
Kaua istunud on, saab nüüd lõpuks ometi sõna klassijuhatajate nimel. kallis saatuse pere ja kallid lõpetajad. Tule lähemale. Et erakordne juhus, et ühel klassil on 2 klassijuhatajat viimases aastas. Ma olen nagu praegu vale Dmitri rollis, mul tundub. Et ka 3 kuud olen saanud klassijuhataja olla, aga et mul tundub, et ma tunnen A-klassi võib-olla isegi natuke rohkem. Ehk et ma võtaksin teid kõiki nüüd endale, kui sobib. Et ma oleksin kõikide klassijuhatajale. Las Ilu räägib. Räägingi. Et märgake ilu, märgake oma vanemaid, märgake oma õpetajaid ja leidke igas päevas õnne. Tundke ära see õnn. Positiivseid emotsioone soovin tervesse ellu teile kõigile igaks päevaks, aga seda tuleb ise teha. Toomas Kink rääkis siin enam, et inimene on kõige tähtsam ja nii on. Mida vanemaks, seda rohkem me saame tegelikult aru, kui tähtsad on suhted. Mis minu rolli siin koolis on olnud, ilma klassijuhataja rollita kogu aeg räägin suhteid, jah? Inimeste suhted, et ühel hetkel ei küsita, kas teil olid 5 või 6 koolis, aga ole inimene. Kõige paremas mõttes, olge kõik kõigile kõige paremad inimesed ja öelge oma lähelastele, et kui väga tegelikult te neid armastate. Palju õnne, lõpetajad. Palju õnne vanemad, kõigile inimlikku õnne. Aitäh! 8. ja selleks palun siia Kaarli, Miia, Laura-Liisa ja Anna-Pere. Ühe tuntud õpetaja, täpsemalt Lauri Kõlametsa sõnades: It is not much, but it's something. Kui just mitte absoluutse parima, siis oleme lennuna alati püüelnud millegi poole. Ehk oleks targemgi jääda sinu kaudseks, sest seda me just olemegi. Linnukese saab märkida mitme kasti sisse. Õpetajatele närvivapustuse tekitamine, stand-upi karjääri harjutamine, arulagendatele paistmine. Seda saab ka tunnistada B-klassi klassijuhataja Mihkel. Küll aga oleme kõiki ka positiivsete emotsioonidega kostitanud. Me olime ju siiski kooli kõige targemad ja paremad. Oleme huvialade esindamisel korduvalt läbi löönud, saavutanud silmapaistvaid tulemusi nii siin kui sealpool piiri. Ma selles pole kindel, et me just kõige targemad oleme, aga minu jaoks on hea läbisaamine üsna tähtis. Miks tasub Marikaga läbi saada? Siis saab tema tangiga Narva maanteed alla sõita. Miks tasub Marjuga läbi saada? Siis saab süüa. Miks tasub Reneega läbi saada? Siis ta postitab sotsiaalmeediasse minust midagi ägedat ja valib kuutegijate hulgas kodulehe jaoks minust ilusama pildid. Miks on hea Laurile silma jääda? Siis saab tugevaks. Miks tasub Tiina Hallikuga läbi saada? Sest tasub. Margusega on teine teema. Temaga peab läbi saama. Muidu ei saa Rootsi reisile. Jaa, seal me juba käisime, aga miks tasub klassikaaslastega läbi saada? Sest siis on kellega puldi teha ja kellega päris asjadest rääkida. Õpetajad siin koolis on meile palju õpetanud. Jah, lisaks bioloogiale, geograafiale või matemaatikale on meile ka palju elutarkusi edasi antud ning palju tasuta psühholoogi seansse. Eesti keeles ja kirjanduses on lisaks õpiku tekstidele meil iga tund olnud mõtete tunnete ring. Mis see on? 9. klassi lõpuks oli see tasuta psühholoogiline seanss 3 lausega. Käsi südamel võin öelda, et ma ei teaks ilmaelust mitte midagi, kui me ei oleks tunnis 20 minutit just sellest rääkinud.
ma isegi ei teadnud, et Eesti uus president on. Kuna käin A-klassis, tean, et alguses oli raske ning tihti oli kuulda lauseid. Ma ei kujuta ette, mis teist saab. Nagu õpetaja Lauril tunni lõpus kombeks öelda oli, paneme selle putka kinni. Kuid enne veel, täname kõiki õpetajaid, kes meie haridusteel meid suunasid, aitasid, harisid ja innustasid. Aitäh teile! Nimel on soovinud sõna Sirli Vahtra ja Ingmar Tiidja, olge head. Tere kõikidele, austatud koolipere, meie armsad õpetajad. Päris ausalt, mina ei uskunud, et see päev kätte jõuab. See viimane aasta on olnud nagu sõita Ameerika vägede. Näevad meie lapsi hommikust õhtuni ja nad ei või olla nutiseadmes. Ja. Ma imestan, et teil nii vähe neid halle jookseid on. Õpetajad, me tahame teid tänada. Siin on natukene juba mainitud seda, et te olete suure töö ära teinud. Aga see töö ei seisne ainult selles, et te olete õpetanud üldaineid. Te olete meie noortele õpetanud loovust. Te olete õpetanud probleemide lahendamist. Te olete õpetanud koostööd. Ja uskuge, meie oleme ka kodus seda kõike kõrvalt õppinud. Ja. Head vanemad. Mõnel teist võib tekkida mõte, et täna õhtul panen sussid jalga, sirutan oma jalad välja, võtan väikse pokaali viinamarjamahla ja tunnen rõõmu sellest, et töö sai hästi tehtud. Ma ei pea enam küsima, kas sul on õpitud, kas sul koolikott on koos, kas sul on kehalises puhtad sokid. Ja ma ei pea õhtul 22.07 avastama, et homseks on vaja sirklit. Alustan, et tõsine töö on veel ees, sest nagu ütles meie tore direktor, nüüd nad on suured ja nüüd nad hakkavad otsustama. Pole midagi hirmsamat, võin ma teile kinnitada, sellepärast, et me võime taruda seda, et me ootame pingsalt õpitulemusi, eksamitulemusi, kuhu kooli meie lapsed saavad. Aga see on köömes selle kõrval, kui nad hakkavad vigu tegema teile selles. Pange need sussid praegu veel kappi tagasi. Mis ma teile oskan öelda? Palju on juba ära öeldud direktori kõnes ja Merle kõnes. See, et te olete täna siia jõudnud, on olnud väga suur eneseüle. Ärge nii väga muretsege selle pärast, kuhu kooli te pääsesite, millised on teie hinded, millised te välja näete. See ei huvita mitte kedagi. No peale teie vanemate võib-olla. Ülejäänud inimesed tahaksid, et te olete lihtsalt toredad ja meeldivad ja ma arvan, et ma ei tea, mis siit edasi veel tuleb, aga minu poolt igal juhul suur aitäh selle päeva eest. Ma hakkan uuesti imedesse uskuma. Mina olen Ingmar, Lui-Henri isa. Ma ei teadnud, et ma siia ette pean tulema. Ma ei ole üldse ette valmistatud. Aga kõigi teile loovutuseks ja mõtteks nagu edasi, et mina lõpetasin selle kooli 32 aastat tagasi. Selles koolis on käinud Lui ema, Lui vend ja ma julgeks öelda, et me oleme kõik päris õppad. Et siit koolist on olnud võtta nii mõndagi ja kui teid siin või te ise nimetasite ennast ehk kõige õudsumateks, meid ka. Ja see ei ole mingisugune takistus teile edasi saamiseks.
ja kui te ei saanud sinna kooli, kuhu te tahtsite, siis ka see ei oma tähtsust. Jah, mina lõpetasin küll siin gümnaasiumi, täna kahjuks seda võimalust enam ei ole. Meil sai ülikooli sisse ainult üks poiss, mina ise. Neid oli päris palju. Tänaseks on need poisid kõik edukad. Ärimehed, lapsevanemad, kellegiga ei ole midagi halba juhtunud ja natukene pingutust juurde, aga nagu siin öeldud on, omavahelised suhted on tõesti kõige tähtsamad ja küll see kõik muu tuleb. Et palju õnne teile ja loomulikult õpetajatele ja koolile. Seda tantsu tantsisid noored esimest korda Soovide valsil ja ma olen tegelikult nii uhked nende üle, sest nad ei ole üldse tantsinud nagu tundide jooksul või nii. Nii et kui mõni siin võib-olla natukene ei tule nii valsitaktis nagu võiks, siis me anname teile andeks. Te olete juba ennast ületanud. Oh
Aitäh teile! See
vend, teie tantsud siin koolis vähemalt õpilasena on tantsitud? Nii, ja minna esimene emotsioon. Võimas, Mis toimus? Mis toimus? Kuradi diplom käes ja kuradi võimas, kool läbi, Vessinil oli isegi naeratus näol. Super. Tartu Rocki nimel tuli see ära. Klassijuhataja Laar, kas võite öelda nüüd, et saite hakkama asjaga? No peab küsima klassijuhataja Saare käest. Ja kuidas teie kommenteerite, härra direktor? Tehtud. Blank värvitud. Super. Natuke sinna poole. Markus on su tagada. Sul on lubatud naeratada. Pega. Kerli, natuke sinna poole. Sõna ka öelda. Kaire burgereid jäin kõige rohkem igatsema. Ja tore oli, väga tore oli. Aga inglise keele oleks võid korda saada. Sul oli peaproov või? Mul oli peaproov, jah. Kuidas siis tundub, et peab aasta otsa valmistuma, et selliseks peoks nagu korda saada? Nädala ajaga saaks ka selgeks, aga ma pean järgmine aasta uuesti tantsima. Selge. Edu, jõudu. Aitäh, tarvis. Nii, Sais, kas nüüd sai kool läbi? Jaa, ikka. Mis siin nüüd edasi siis läheb? Ma ei tea, lähen maailma valutama. Õige. Ja kus maailm asub? Kõike. Super. Õnne sulle. Ai, õnne teilegi. Tšau. Nii, ja siit tuleb jälle üks tuttav meel. Mis nüüd toimub siis? Mida need neoonvärvid tähendavad, tähistavad? Tänapäeval on kõikidel asjadel maru tähendus. Aga see on style. Neoonpalad. Et oleks märgatav ikka. Selge. Nii, Õnne lõpetamise puhul, kus siis pidu toimub ja mis toimub? Pidu veel ei tea, aga suur aitäh, et soovisid õnne. Suur aitäh sulle. Jah. Oli vahva sinuga koos siin toimetada. Teiega oli ka vahva. Tšau. Tšau. Nii, saigi läbi või? Jah, me nüüd lähme ära ja tuleme sügisel tagasi. Selge. Head suve kõigile. Ilusat suve. Ilusat suve. Näeme taas. Mul on hea puhkuri meil. Minge nüüd, ma tahan Markusega ka. Lähme ära. Issand jumal, kus siin sama seomarseeni näinud või? Nii, aga palun pärast saatke mulle ka pildi. Lõpusõnad. Kuradi mees pani kuradi Vessini ühiskonnaainesse 75-62 võimas. Tehke välja, raisk ilma õppimata. Vessin kõva venna. Midagi söökla poolelt ka...
mida siis söökla poolelt ka meie nendele lõpetajatele soovida või öelda? Mida? Sul hakkab pidu või? Tsiteerides klassikuid, paneme putka kinni. Ilusat elu. No näed sa. Ongi kinni. I try to keep my body clean, making tattoos deep under my skin.